külastasin eile minagi Salmo poodi, sai väike kotitäis jälle asju omale juurde võetud, et väga head Meiho karbid, kus lähevad siis sahtlid ilusti kinnituvad. Väga hästi jäävad siia kinni. Siia pärast paneme uued ländid erinevate pikkustega. Väga hea lihtne on avada neid karpe, see käib nii kergelt lahti ja ei ole mingi kahte seda kinnitust. Siis sai võetud uusi Lucky Johni veesabasid, vähe suuremaid, kui siin varasemalt oli väiksemad ja siis on suuremad. Seekord lähme suuremate kalade peale, suurematele kaladele suuremad landid. Siis Salmo poes on olemas nüüd ka niisuguse firma nagu Kanki toodang erinevatel nii haugile, kohale, ahvenale, erinevad suurused. Siis mina võtsin omale seekord siin mõned Kanki veesabalandid, et nendega haugi proovida. Mitte haugi, koha, sest me oleme ikkagi koha püüdmas. Siis sai loomulikult võetud neid stingereid juurde, mis siis saab ilusti kiirkinnitusega nendele just suurematele lantidele siia lisaks panna. Et ma keeran siia ette sellise, siin on need nagu kruvid, eraldi kruvi läheb siia landi sisse ja siis raskus külge ning sinna siis juba panen kolmiku. On olemas ka sellised eraldi kruvipead, mille samamoodi otse saab siia kinni keerata. Siis siit selle ülemise küljes siit paneme veel ühe lisa kolmiku siia ja veel tahapoole selle stingeri, et siis kala paremini sinna külge kinni jääks. Veel mõned tsigipead juurde, raskad, erinevat värvi, erineva raskusega. Oleks mida rakendada ja millega püüda ning veel lõksud ja kogu see kraam läheb nüüd kokku monteerimisele. Moodi me rakendame kummilante kohapüügil. Nagu ma ennem rääkisin, on meil Lucky Johni veelandid, veesabaga landid praegult ja Kanki omad. See on selline suurem versioon nüüd. Kanki oma on natuke lühem ja väga lihtne. Ma juba siin väikse eeltöö tegin ära. See kruvipeaga raskusele. Lisasin siis pöörleva ja kolmiku. Need on siis need kruvipead. Ja nüüd polegi muud kui see kruvi siit eest otse sisse ja keerata seda lanti. Niimoodi, et see kruvi keerab ennast siia otsa. Lant jääb ilusti ja see tina raskus jääb külge. Et selle konksu paneme siia pea juurde ja sellele lisame sellise kiirühendusega selle teise stingeri, mille me siis paneme nüüd siia saba poole. Nüüd, kui kohe ründab siit peast või näiteks saba poolt, siis jääb ilusti otsa. Ja selline ongi koharakendus. Väga lihtne. Ja selleks on meil vaja stingerit, kruvipeaga raskusi ja loomulikult erinevaid kummilante. Ja abiks tulevad rõngatangid, millega rõngaid avada. Ongi valmis kummilant kohapüügiks. Tänased tegijad landid siis need 17 cm Lucky Johni veesabad. Täiesti erinevad tooni on näha, et üks on lumivalge ja teine niisugune naturaalsem ja mõlemad tõid ilusaid kalu. Püügil on kasutatud live-tehnoloogiat, et ei ole lihtsalt põhjast tšigitades seekord. Mingil hetkel enam kala seda veesaba ei tahtnud, ujusid järgi, mida oli laivi pealt näha, aga ära ei võtnud. Ja siis sai otsa pandud vana hea kubiira ja sellele järgnesid kohe ka võtud. Kui ei tule veesabaga, siis tasub täiesti vahepeal hoopis tavalist lanti proovida.